Äh, Lugupeetud IT-kolledži õppekava juhid, ma siis esitan oma eilse ettekande salvestusena. Natuke kiireks läks, ei oleks ma enam eile selle ehitamisega toime tulnud. Nüüd ettekanne on nii ühel slaidil, nagu see on lubatud, püüan siis 5 minutiga enam-vähem toime tulla, kusjuures nüüd see nii oluline pole, sest meil ajalist piirangut salvestusel nagu pole. Üks slaid on siin väikse viguriga, kui te tahate seda slaidi vaadata ise, siis tuleb teha seda slideshow režiimis, sest siin on väikseid vigureid. Mis siin siis on? Esimene pilt selles esituses oleks siis infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekava niisugune põhiprotsess, mis algab ettevõtte analüüsiga, SWOT, tasakaalustatud tulemuskaart, võimekuste kaardi analüüs ja siit siis ühesõnaga võimekustepõhine planeerimine, capability-based planning, mis on siis nii-öelda selle protsessi finaal. Ja kui nüüd seda protsessi pisut analüüsida, siis selgub, et tehisaru on siin väga paljudes nii-öelda alamfaasides võimalik kasutada, mistõttu siis antud kontekstis tehisaru õpetamine oleks tarvis meil nii-öelda viia siis, nagu öeldakse, uuele tasemele, intensiivistada. Ja meil olemasolev aine, masinõppe alused, see nii-öelda seisnes selles, et ühelt poolt viia ta kohustuslikuks aineks ja teiselt poolt siis pisitasa hakata tegema ka teatavaid modifikatsioone, natukene igal aastal ja siis jõuame mingil ajal siis, kui see asi on ka tehnoloogiliselt küps, jõuame siis ka oma õppeainega vastu. Miks see kohustuslikuks aineks tegemine on oluline, on see, et meie õppekavas kohustuslikud ained määravad õppekava karkassi ja selle õppekava karkassi ja magistritöö alusel saab ülikool võtta vastutuse ja anda välja magistrikraadi. Tähendab, kui on, nii mõnelgi õppekaval on nagu valikainete osatähtsus on hästi suur, siis nagu pole selge, mille eest see ülikool vastutust võtab, kui ta selle magistrikraadi välja annab, aga meie erialal siis valikained oleksid siis peenhäälestus, nii et selles mõttes on meil väga oluline, et on tegemist just kohustusliku ainega. Valikaine on meil masinõppe alused praegugi. Nii et see oleks siis niisugune tähtis asi, millega me tahame siis tegeleda ja selle nii-öelda väikse teisenduse taga seisab siis tegelikult üsna suur ja põhimõtteline töö. Nüüd teine asi on äriarhitektuuri mikrokraad, mis on tegelikult juba avatud, ükskord toimunud ja see siis kajastab siis äriarhitektuuri karkassi, nii-öelda 4 elemendist võimekused, informatsioon, väärtusvood 3 ja äriarhitektuur kui aine ICM 0034, see siis on nüüd võimalik siis valida ka paljudel õppekavadel ja sellega seoses siis olla meile partnerid, nii et äriarhitektuur oleks siis ka kui
kui ühiskeel, mis võimaldaks siis nii-öelda spetsialistidelt ühelt poolt ja teiselt poolt siis programmeerijatelt, arendajatelt nii-öelda olla siis strateegilise protsessi teatavas kambas osaleda selles protsessis. Nii et niisugune võimalus siis oleks ja nüüd siis me seda mikrokraadi ja äriarhitektuuri õpetamist kõikidele soovijatele siis laiendame. Nüüd kolmas moment on see, et DevOpsiga seotud eelmine aasta pidasin avaliku loengu DevOps 2023 ja tänavu aasta on siis kavas tudengitele 10.10. pidada DevOpsi loeng ja seda selle tõttu, et seda eelmise aasta loengut ei ole mõistlik enam täiendada, modifitseerida salvestust, vaid teha uus loeng, kuna nii palju on toimunud. Siin loengukava on siin praegu ekraanil ja siin võib tähele panna siis seda, et mis on kastikesega ümber tõmmatud, et tehisaru masinõppe osa on DevOpsi valdkonnas väga tõsiselt kasvanud. Ja see siis nagu sunnib ka tegema uut loengut. Kusjuures selle tehisaru rakendamise puhul on siis üks tõsine probleem on andmed. Nii et see DataOps, mis on siis ka DevOpsi üks osa, selle tähtsus järjest kasvab, seepärast et kui meil on viletsad andmed või nendega on mingid hädad juhtunud, siis ei ole võimalik neid tehisaru vahendeid, meetodeid efektiivselt kasutada. Nii et 2024. aasta ja ka edasi eks väga tähtsaks momendiks on siis DataOps ja sellega seoses andmekvaliteet. No ja ongi kõik. Tänan tähelepanu eest.